Tere teile kõik armsad ja täna ma tahaks teile rääkida sellest asjast, et küllap üsna paljud on kuulnud juba, et välja on tulnud eestikeelne emotsioonide raamat. Ja mina ise olen sellest raamatust lihtsalt nii sillas. Ma ei tea, see ei ole väga korrektne tõlgendus, see sillas tähendus on väga nõme, on ju, aga ma olen nii elevil. Ma olen lihtsalt nii elevil ja nii tänulik, et selline raamat on eesti keeles valmis saanud ja see võimaldab nii palju rohkem eeterlikest õlidest aru saada. Ja see raamat sai teoks tegelikult tänu Melindale, sest et Melinda oli nõus vastu võtma selle väljakutse ja terve selle raamatu ära tõlkima. Ja ma olen väga tänulik, et Melinda nõustus minuga täna siin korraks maha istuma ja ma tahaksin mõnda asja sinu käest küsida. Ja tegelikult esimene võib-olla on üldsegi see, et kui palju sa enne selle raamatu tõlkimist eeterlikest õlidest üldse nagu teadsid? Ma ütlen omalt poolt ka siis tere kõigile. Minul on ka väga hea meel, et see raamat on sündinud ja see koostöö on meil olnud väga mõnus ja sujuv ja sa oled väga kannatlik olnud. Kui palju ma teadsin, eks ma ikkagi kasutasin seda inglisekeelset raamatut varem, sest minu jaoks ei ole vahet, kas ma loen inglise või eesti keeles, aga kindlasti see raamat süvendas minu teadmisi just nimelt tööst emotsioonidega. Eeterlike õlide emotsionaalset siis toetust või seda toetuse võimalust aitas avaldada minu jaoks. Ja see tööprotsess oli mu jaoks huvitav ja ka see teadmine, mis sealt raamatust nagu tuli või see isiklik siis sisemine protsess oli mu jaoks huvitav. Mis oli sinu jaoks kõige rohkem ja mis muutus sinu jaoks kõige rohkem, kui sa seda raamatut läbi töötasid? Mis muutus? Kõigepealt ma ütlen lihtsalt seda, et ma olen tohutult tänulik selle raamatu koostajatele, sest minu arust see raamat on kirjutatud väga teadlike inimeste poolt, väga kõrges, minu väljendus, eks ole, väga kõrges võnkesageduses. Et see aitas minu jaoks nagu avada seda eeterlike õlide eeterlikku tasandit nii-öelda, et mitte otseselt see, mida nad nagu füüsilisel tasandil meie jaoks teevad, aga just see, kuidas nad töötavad meie väljas, kuidas nad töötavad ka kollektiivses väljas, et väga palju autorid nagu juhivad tähelepanu sellele, kuidas tuua tähelepanu rohkem enda sisse, et kõikides küsimustes, mis on seotud meie emotsioonidega, meil ei ole vastuseid otsida kuskilt mujalt, eks ole. Et väga palju seda sisemist tööd iseendaga ja ka soovituseks kõikidele, kes seda raamatut kasutavad, et väga-väga oluline osa sellest raamatust on just nimelt see emotsioonide määraja või minu jaoks oli. Et seda tõlkides ikkagi kõiki neid küsimusi, mis seal on nagu võimalus endale esitada, läbi töötades ja 5 korda vähemalt nagu läbi lugedes kogu seda, eks ole. Et see andis nagu võimaluse endas läbi töötada tõepoolest emotsioone. Et see ei ole lihtsalt eeterlike õlide raamat, see on väga hea käsiraamat vaimseks arenguks. Ja mulle hästi meeldib kogu selle raamatu ülesehitus, nagu sa ütlesidki, suur tänu nendele koostajatele, kes selle raamatu kokku pannud. Tegelikult oli ju selle raamatu kirjutaja Amanda Porter, eks ju, aga nüüd tuleb siis Andy ja Natalie Kadersite poolt välja antuna ja koostöös Doterra esindajatega ka. Et tegelikult see raamat on mitmetest kätest ennem läbi käinud, kui ta on nüüd saanud siia Euroopa jaoks sellisesse versiooni, mis on siis lubatud. Seda te saate ka näha raamatus, et kõik õlide nimed ei ole sellistele, nagu me oleme harjunud, aga et raamatut siis paremini käsitleda või aru saada, mis raamatus toimub, on siin ka selline lisaleht vahel, kus on siis õlisegud kirjas nende päris nimedega ja siis eestikeelse vastena, mis me oleme siis kokku pannud. Aga mis ma tahtsin öelda, et siin raamatus on hästi tore peatükk selle kohta, et mis on tervendamise 5 tasandit, eks ju, nagu sa ütlesid ka, et kõik käib läbi enda, on ju. Aga need 5 tasandit on ka hästi mõnusad, et eeterlikud õlid aitavad siis tervenda füüsilist keha, südant, siis nad aitavad vabastada piiravaid uskumusi, eeterlikud õlid suurendavad vaimset teadlikkust ja ühendust ja eeterlikud õlid inspireerivad meie elu eesmärkide
teostamist ja et see kõik niimoodi läbi vaadata ka on väga huvitav ja teine asi, mis mulle hästi meeldis, oligi see, et kui on sul mingisugusedki emotsioonid nagu näiteks hirm, heaolu, süütunne, rahu ja nii edasi, eks ju, et siin on kirjas ka siis see füüsiline pool, et mida sa päriselt füüsiliselt tunned, et siis ära identifitseerida, mis emotsioon sul siis tegelikult on, et tõsiselt hea käsiraamat nagu täielikult, et see ei ole lihtsalt see, et ma võtan nüüd selle mingi õli kätte ja loen, mida ta emotsionaalselt teeb, aga sa tegelikult saad iseennast analüüsima hakata. Just. Ja väga siiralt ma tean, et paljud teist ilmselt töötavad teiste inimestega ja annavad nõu, et seda ei peaks kasutama ainult sõnaraamatuna nii-öelda, et kust ma leian nende õlide tähenduse, vaid tegelikult tõesti võtta ja ise läbi vaadata see ja noh, nii lihtsalt ei olegi võimalik seda kuskilt mujalt leida, kui et võtad siit lahti meeleheide näiteks, eks ole, emotsioonide sellest määrajast ja siis vaatad, et mis on need küsimused, mida endalt küsida. Et kuna mina ise ka töötan terapeudina ja kasutan küsimustikke väga palju oma töövahenditena, et siis need on väga-väga hästi koostatud küsimused. No näiteks, et mida ma olen omast arust kaotanud või keda ma kuulan? Kas mul oleks vaja läbi töötada mõni trauma või olen ma valmis edasi liikuma? Just. Et iseendaga töö tegemiseks suurepärane algmaterjal. On, tõesti. Ja, aga on sul midagi veel, mida sa tahaksid kindlasti öelda selle raamatu kohta, kui inimene ei tea, kas tal oleks raamatut vaja või mitte? No kui sa eeterlike õlidega töötad, siis kindlasti oleks hea see raamat endale riiulisse hankida ja mitte ainult riiulisse, vaid töölauale. Aga mina ütlen niimoodi, et see raamat on minu jaoks üks osa nagu 3 komplekt, mis mul endal kodus on ja mida Margiti poest saab osta. Esimene on siis Essential Life või Modern Essentials, mis aitab füüsilise tasandi sümptomeid siis kõige paremini õlidega toetada. Teine on seesama emotsioonide tasandi töö ja 3 on Gifts of Nature, mis on minu jaoks tõeline spirituaalne allikas. See on selline õlide kasutamise tipp-pilotaaž minu arust või kõrgpilotaaž, et siis need 3 raamatut täiendavad üksteist väga kenasti. Mina kasutan neid niimoodi. Tegelikult mul on 4. raamat sinna juurde. Symphony of the Cells. No see on kõige esimene raamat, mis mul üldse olemas oli. Nii et kindlasti nende kombineerimine ja tegelikult selle raamatu läbitöötamine andis mulle endale julgusega rohkem kombineerida õlisid. Ja mulle väga meeldib see, et siin on need kokku sobivad õlid ja ma olen päris palju kasutanud neid kokku sobivate õlide retsepte siis oma diffuuseris ja vaadanud ja ka leidnud näiteks Symphony of the Cellside, ütleme siis rahvusümfoonia protokollide puhul abi just sellest raamatust, et kui ma otsin asendust mõnele õlile, mis sobiks just täpselt sellele inimesele, tema sümptomaatikaga või tema olukorrale vastavalt, siis ma saan sellest raamatust abi. Et ma võtan siit ka, et mitte ainult need 3, mis on seal ära märgitud, vaid olen siit ka leidnud selliseid täiendusi. Ja see on ikka tegelikult nii äge, mismoodi me saame asju kombineerida, kui me oleme teadlikud. Just. Ja oskame otsida enda jaoks vajalikku informatsiooni. Just. Siis selle raamatuga on üks hästi huvitav asi ka veel juhtunud. Et algaks siis sellest peale, et mis on meie ajastul praegu kõige olulisem ja see on andeks andmine. Ja kui me muidu nagu sellele väga pihta ei saanud, siis väljaandes seda raamatut saime väga hästi aru, sest et ainus asi, mis me selle raamatuga nagu valesti läks, valesti jutumärkides tegelikult kõik on väga õigesti, on see, et meil jäi esialgu välja siit raamatust andestamise segu ehk forgive õli. Ja kes on endale raamatu juba saanud või siis kes alles saavad, siis tegelikult see lisaleht läheb trükki ja see tuleb siia vahele siukse tugeva paberina, et te saate kogu aeg näha seda. Sest et ütle. Või kas või kodus seina peale panna. Just, sest et see andestamise segu on tõesti, ma mäletan, kui me käisime Boidi koolitusel ja see, ütles ka seda forgiveness protokolli tehes, eks ju, andestamise protokolli tehes, et see on
meil tuleb andeks anda alates sünnist saadik, on ju. Ja mul on tegelikult väga hea meel, et see õli jäi hetkeliselt raamatust välja, sest me saame sellele õlile omastada palju tugevamat ja palju suuremat tähelepanu, sest see on äärmiselt oluline. Kõik hakkab pihta andestamisest, kõik areng hakkab pihta andestamisest. Et jah. Täitsa nõus. Ja kui Margit mu käest enne intervjuud ka, ma küsisin, millest ma siis ette peaksin valmistama, küsis, et võib-olla mõni õli, mis su tähelepanu köitis siis või selle raamatu kaudu mulle kuidagi lähedasemaks sai, oli kindlasti tüümian ja majoraam ja mõlemad õlid ka toetavad täpselt just seda sama lahtilaskmist, andestamist, ühenduse loomist. Et praegu me oleme silmitsi olukorraga, kus on hästi palju eraldatust ja selles eraldatuses leida endasse pehmuse koht, see lõdvestumise koht ja tingimusteta armastuse koht on määrava tähtsusega nii sellele, kuidas me iseennast tunneme, kui sellele, kuidas maailm meie ümber kohandub ja muutub. Ja tüümian ja majoraam vanaema aiast doTERRA poolt õlipudelitesse panduna on suurepärased abilised käesoleval ajal sellise emotsionaalse stressi ja frustratsiooni leevendamiseks. Just. Aga ega vist muud ei olegi praegu lisada. Või sa tahad miskit öelda veel? Me võime alati pikemalt rääkida. Ja. Võime teha teisi kordi, kui me räägime veel pikemalt, sest et see on esimene projekt ja ma loodan, et neid projekte tuleb veel. Aga seda sa võid küll öelda, et meil on midagi soolas. Meil on soolas ja ühesõnaga tegelikult on nüüd lugu selline, et kohe on doTERRA konverents Ameerikas koos uute õlidega ja kui nende konverents on avatud ja uued õlid on teada antud, saame meie loa hakata tõlkima siis Modern Essentiali miniraamatu väikest bukletti eesti keelde ja sinna tulevad siis ka selle 13. hooaja õlid sisse. Et see on meil soolas. Nii et ootame siis seda õige pea. Aga siis ongi kõik. Suur aitäh teile, kes te olete valinud juba selle raamatu ja kes veel ei ole, siis me soovitame. Ja aitäh üldse, et olete meiega koos õlide maailmas ja uute kohtumisteni. Aitäh sulle.